Hiina sattus Brasiilias paanikasse pärast seda, kui Trump sihtis PCC-d ja CV-d, sest Pekingi reaktsioon reedel 2026. aasta 29. mail näitas, et ameeriklaste otsus tabas palju enamat kui 2 kuritegelikku jõuku. Marco Rubio Trumpi valitsuses suunas Primero Comando da Capitali ja Comando Vermelho USA terroriorganisatsiooniks klassifitseerimise poole. Ja Hiina kiirustas rääkima mittesekkumisest, suveräänsusest ja austusest teiste riikide siseasjade vastu. Ainult, et Washingtoni avalikuks sihtmärgiks ei olnud Brasiilia. Sihtmärgiks olid rühmitused, mis kasvasid, rikastusid, ületasid piire ja hakkasid ohustama piirkondlikku julgeolekut. Mida soovib Peking kaitsta? Miks reageeris Hiina nii kiiresti? Kuidas Lula seda ebamugavust seletab, kui Trump sihtis organiseeritud kuritegevust? Ma räägin sulle sellest riigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohane ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Hiina reaktsioon tuli Hiina välisministeeriumi kaudu. Pressisindaja Mao Ning kinnitas, et Peking toetab põhimõtet mitte sekkuda teiste riikide siseasjadesse, kui temad küsiti Ameerika Ühendriikide otsuse kohta PCC ja CV suhtes. See lause tundub diplomaatias tavaline, kuid hetkeolukord on pingeline. Hiina ei puudutanud ohvrite teemat, raha pesemisest, salakaubateedest ega vägivallast politseinike vastu. Ta otsustas rääkida suveräänsusest just siis, kui Washington otsustas rünnata nende organisatsioonide finants- ja rahvusvahelist tegevust. Ameerika Ühendriikide otsus kuulutati välja 2026. aasta 28. mail. Välisministeerium teatas, et PCC-d ja CV-d hakatakse alates 5. juunist käsitlema välismaiste terroriorganisatsioonidena. Enne seda olid mõlemad rühmitused juba kantud üleilmsete, eriliselt määratud terroristide nimekirja. Praktikas suurendab selline meede riski nende jaoks, kes liigutavad raha, hõlbustavad tehinguid, aitavad tugivõrgustikke või hoiavad mingitki sidet nende rühmitustega. Donald Trump ei piirdunud ainult kõnedega. Ta avaldas tegelikku survet rühmituste rahale, logistikale ja rahvusvahelistele kontaktidele. Marco Rubio põhjendas seda meedet öeldes, et PCC ja CV on Brasiilia kõige vägivaldsemate kuritegelike organisatsioonide seas. Tuhandete liikmetega rünnakud politsei ja tsiviilvõimude vastu, lisaks ebaseaduslikud võrgustikud, mis ulatuvad üle Brasiilia piiride. See punkt seletab närvilisust Brasiilias ja Pekingis. Brasiilia valitsus oli juba varem püüdnud seda klassifikatsiooni vältida. Planalto mure oli, et terrorismi silt avab võimaluse karmimateks meetmeteks Ameerika Ühendriikide poolt nende võrgustikega otseselt või kaudselt seotud isikute, ettevõtete, pankade või struktuuride vastu. Celso Amorim püüdis sellele teemale piiri panna, öeldes, et koostöö rahapesu ja relvakaubanduse vastu on vastuvõetav, kuid igasugune ettekääne sekkumiseks oleks vastuvõetamatu. Selle asemel, et tähistada rünnakut rühmituste vastu, kiirustas valitsus üles seadma poliitilist tõket Trumpi vastu. Just Seal ilmubki Hiina. Peking nägi võimalust anda Lulale narratiiv, mis PT-le kõige rohkem meeldib, et Brasiiliat ähvardab välisvõim. Aga see tõlgendus varjab keskset fakti. Trump ei nimetanud Brasiiliat ohuks. Trump sihtis PCC-d ja CV-d. Vasakpoolsed püüavad need kaks asja segi ajada, sest neil on vaja muuta surve kurjategijate vastu rünnakuks riigi suveräänsuse vastu. See manööver viib tähelepanu jõukudelt kõrvale ja suunab arutelu ideoloogilisele tasandile. Hiina võidab sellest reaktsioonist, sest esitab end Brasiilia kaitsja ja Washingtoni vastasena, tugevdab oma kuvandit globaalse lõuna partnerina ning loob kontrasti Ameerika Ühendriikidega. Aga selles käigus pole süütust. Brasiilia on Pekingile strateegiline põllumajanduses, maavarades, energias, sadamates, tehnoloogias, infrastruktuuris ja BRICSis. 2025 aastal ulatus Brasiilia ja Hiina vaheline kaubandus $171 miljardi, kusjuures Hiina moodustas 27,2% Brasiilia kaubandusvoost. Sellise kaaluga riik ei reageeri viisakusest, ta reageerib huvidest lähtuvalt. Mauro Vieira visiit Hiinasse suurendab juhtumi poliitilist kaalu veelgi.
Brasiilia välisminister viibib Pekingis 2026. aasta mai 31. kuni juuni 2. Wang Yi kutsel, et pidada Brasiilia ja Hiina vahel uut põhjalikku strateegilise dialoogi vooru. See kokkusattumus on märkimisväärne. Trump avaldab survet PCC-le ja CV-le. Rubio toob Brasiilia organiseeritud kuritegevuse rahvusvahelisse tähelepanu keskpunkti. Ja Lula välisminister reisib Pekingisse just siis, kui Hiina rõhutab mitte sekkumise põhimõtet. Hiina reaktsioon näitab samuti hirmu kaotada positsiooni Ladina-Ameerikas. Trumpi valitsus käsitleb kartelle, rühmitusi ja narkokaubanduse võrgustikke kui rahvusliku julgeoleku ohtu. See lähenemine on juba kasutusel olnud selliste rühmituste vastu nagu Trem de Aragua ja MS-13, nüüd jõuab see Brasiiliasse. Pekingi jaoks on see halb, sest see suurendab Ameerika Ühendriikide kohalolekut piirkonnas, kus Hiina soovib laiendada oma majanduslikku ja diplomaatilist mõju, ilma et peaks taluma Ameerika järelevalvet sadamate, marsruutide, pankade ja logistiliste võrgustike üle. Kõige paljastavam detail on see, et Hiina ei vaidlustanud rühmituste vägivaldset ajalugu. Ta ei öelnud, et PCC ja CV on ebaolulised rühmitused. Ta ei eitanud, et neil on rahvusvahelised harud. Ta ei käsitlenud Rubio süüdistuse sisu. Peking eelistas rünnata Ameerika meetodit. See näitab, et suurim ebamugavus ei seisne organiseeritud kuritegevuse kirjelduses. See seisneb võimus, mille Trump saab, kui ta määratleb need võrgustikud ülemaailmse ohuna. Lula satub raskesse olukorda. Hiina reaktsioon ei nõrgenda Trumpi. See näitab, et Trump vajutas õigele kohale. Töölispartei narratiiv püüab seda esitada sekkumisohuna. Aga tavaline brasiillane näeb, kuidas kuritegelikud rühmitused valitsevad territooriume, laiendavad oma mõju, liigutavad raha, ähvardavad ametnikke ja ületavad piire. Kui suurriik otsustab seda käsitleda rahvusvahelise ohuna, peaks tõsise valitsuse loomulik vastus olema kindel koostöö, riiklik kontroll ja praktiline tulemus. Probleem on selles, et töölispartei eelistab muuta selle teema platvormiks Trumpi vastu. See hoiak paljastab samuti vana vastuolu. Lula valitsus aksepteerib Hiina kohalolekut kaubanduses, infrastruktuuris, diplomaatias ja rahvusvahelistes foorumites strateegilise partnerlusena. Aga kui Ameerika Ühendriigid sekkub julgeoleku küsimustesse, et survestada rühmitusi, Planaltos lüüakse suveräänsuse häirekella. See erinev kohtlemine näitab, et sõna suveräänsus muutub sageli tööriistaks, millega takistada Washingtoni, kuid harva kasutatakse seda sama jõuliselt, kui Peking suurendab oma mõju Brasiilias. Hiina teab, et sõna terrorism muudab mängu. Pangad hakkavad hoolikamalt jälgima, ettevõtted väldivad riski, vahendajad jäävad haavatavaks, ametivõimud peavad reageerima, rahvusvahelised partnerid nõuavad selgitusi. See ongi diplomaatilise paanika põhjus. See pole lihtsalt sõnavahetus. See on võimalus, et Brasiilia organiseeritud kuritegevust hakatakse käsitlema kui osa ülemaailmsest võrgustikust, millel on tagajärjed väljaspool Planalto poliitilist haaret. Järgmine peatükk puudutab raha ja diplomaatiat. Klassifikatsioon jõustub 5. juunil ja sellest hetkest alates tekitab igasugune rahaline seos nende grupeeringutega rohkem hirmu, rohkem jälgimist ja suuremaid kulusid. Samal ajal on Lula saatnud Mauro Vieira Pekingi, Hiina räägib mittesekkumisest ja Trump kasutab Ameerika võimuaparaati, et võtta PCC ja CV sihikule. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et Milson Alvesi kogukonnaga veelgi aktiivsemalt kaasa lüüa.